Kujutlegem, et meil on piirideta maailm. Ei ole piire Eestis, ei ole piire kusagil gloobuse peal, mida looja kohe päris kindlasti ei loonud triibuliseks ega ruuduliseks. Sel juhul meil ei oleks põhjusi sõdadeks, piiritülideks, naabritevahelisteks tülideks. Sel juhul ei omaks keegi mitte midagi. Kogu meie meelerahu läheb ju pidevalt selle nahka, et mul on vaja, ma tahan. Meil ei jätku arukust õppida indiaanlastelt, kes on kogu aeg olnud suhtumisega, et meile siin helesinisel Gaial on antud kõik laenuks. Nii palju, kui sul võimekust on maad harida, sa saad maa, mille sa laenad emakeselt, Pachamamalt, mille sa laenad sisuliselt ka oma lastelt. Nii palju, kui sul on vaja tööstuse või tootmise arendamiseks, peaks sul siis olema pinda ja vahendeid ja isiklikku nimelist vastutust. Mina reostasin, ups. Aga kuna meil on piiridega maailm, meil on naabritevahelised piirid, meil on Andreseid ja Päärusid terve Eesti täis ju ikka Tammsaare jälgedes. Kuna meil on idanaaber Semmoinen ja teisel planeeti omavahel tülli läinud Musk ja Trump Tämmoinen, siis kogu meie uudistevoog, kogu meie hirmuvari päriselt on põhjustatud piiridest. Minu selja taga naeratab teile mitte Eesti päritolu, mis ei oleks piirideta maailmas üldse mingi teema, Vishen Lakhiani. Ta on üks Eesti kõige edukam coach, kõige edukam vaimse ülikooli asutaja igal pool maailmas, koolituste andja. Praegu on ta just Silicon Valley's ja tema lapsed on temaga seal küll kaasas, aga tema lapsed on eestlased, sest nende ema on eestlanna. Vishen Lakhiani ettevõtte nimi on Mindvalley, mis võiks siis olla eesti keelde tõlgituna meeleoru. Nii armas. Mindvalley kutsub meid alatihti kõikvõimalikele koolitustele. Igal aastal 4 korda on tasuta koolitused, kus sa saad, ma näitan meelega sulle näpuga, kus sa saad selle suurepärase coachi lähteasendi, mille pealt edasi õppida. Ja kuna tegemist on kõrgkooliga, on see üldrahvalik tasand, sind kutsutakse tasuta koolitusse. Sa saad ettekujutuse, mis ootab sind ees, kui sa lähed õppima Vishen Lakhiani Mindvalley ülikooli. Ja sa saad kõrghariduse täpselt sel alal, mis sulle sobib. Just äsja üks koolitus Vishenil lõppes, küll neid tuleb veel. Ta õpetab ärijuhtimist, iseenese juhtimist, kriiside ületamist, teadlikkust. Põhimõtteliselt ta valmistab sind ette nii pereteraapiaks kui siis eluterveks valgustatud ärijuhtimiseks. Ma pean tunnistama, et mõni minu sõber mind väga üllatas, kui ma tegin lahti oma postkastis Visheni kirja.
Vision saatis mulle oma uue teksti, mis on meil kõigil nüüd siin laual. Meelega ei tõlkinud ma seda ise inimnäoliselt, vaid lasin läbi Google, mis on upsidaisy. Ja see teema on nii tohutult kõnetav, just see piirideta maailma teema, et ma panin ta toorikuna, mis on meil laual ja mille me nüüd korda teeme, panin ta Facebooki, Võrnol on uus postitus, pärast vaatame, oma profiilile ja õigupoolest juhtus nii ootuspärane kui ootamatu, et minu täiesti võimsalt mõtlemisvõimelised sõbrad nimetasid Visionit kommunistiks. Kuna meil oli vahepeal 9 tundi ilma elektrites, ma tegin postituse. Ja kuna oli Maie Kuke juubel, siis loomulikult ma tegin postituse. Ma sõidan nüüd sinna, kuhu ma Visioni teksti esialgu toorikuna panin. See on praegu siis samal kujul nagu meil töölaual mul siin Facebookis. Ja siia alla saabus minu väga hea sõbra kommentaar. Jätan kommentaari nagu soovitud. Kommunismi idee oli ka ilus ja üllas, ainult et olen sellest nii palju kirjutanud ja ka kõnelnud, et las nüüd igaüks ise lõpetab lause. Aga üldiselt suhteliselt sinisilmne, kuigi õige jutt Lakiani poolt. Näiteks, kes on süüdi Ühendkuningriiklaste pikkades tollisabades reisimisel, kas nad ise või äkki siiski Euroopa Liit oma kadeduses ja kättemaksu ihas, et mõned nägid ja lubasid endale taevalikku kuntsust, astudes piiridest väljapoole. Meil on üks pisiasi, mis meid segab. Me oleme sama väike nagu Holland, kus äsja meie kool käis. Natuke suurem kui Monaco või Liechtenstein. Aga meie asukoht Euroopa Liidust välja astumiseks on suhteliselt kriitiline. See meie naaber seoses piiridega ei anna meile selleks väga palju võimalust. Minu isa Harri Vasar laulis nukulavastuses Buratino laulu Kuldvõtmekesest, mille sõnad jutustavad piirideta maailmast. Kas lõunasse lähed või itta või põhja või läände sel maal, siin töötavad rahvad kõik vilkalt, neid usaldad, armastad sa. 70. Oi, kas kommunist? Ei. Headesse muinasjuttudesse uskuja. Praegusel hetkel Eesti riigis on siis olukord selline, et seda Papa Carlo laul Kuldvõtmekesest kätte ei saa. See on ETV omand. Eelmisel aastal veel oli meil võimalik vaadata siin nii Nipernaadit kui siin me oleme kõik võimalikke Eesti filme selleks ette need, kes ei suuda lugeda Kailitit või Smuuli, et nad saaksid selle kätte. Enam ei saa. Kõik on küll olemas, aga kõik on tasuline. Ehk siis mina, Kati, selleks, et vaadata oma isa laulu Kuldvõtmekesest, saan selle osta. Ma olen praegu veel nii ärritunud, et ma ei ole vaadanud, mis mu isa hind on, tüki hind. Ja kirun ennast, et ma õigel ajal ei laadinud alla neid filme, mida meil koolis on nii kangesti vaja. Ja siis ma oleksin täiesti teadliku mõnuga olnud piraat ja näidanud teile neid filme, mille ma hups varastasin. Seda ei juhtuks, kui ei oleks piiride, raamide, põhiseid direktiivide, karistuse, ähvarduse instantse.
Ja me võtame selle teksti ette. Niisiis, teda on palju. Ta on näide sellest, et Google Translate ei ole suuteline tõlkima, aga tänu sellele on meil imeline õppematerjal. Tema taha on jäänud sinu jaoks pind, kuhu on võimalik kirjutada oma ideed, mismoodi inimkonnale ohtlikest raudsetest eesriietest, piiravatest piiridest, ületamisele peibutavatest raamidest, matriksist vabaneda. Ma olen lapsepõlvest saadik unistanud ilma piirideta maailmast. Ma rääkisin sellest siis, kui algas Ukraina sõda. Kui ei oleks Valgevene, Ukraina, Moldova ja moskoviitide vahel piire, no mida sa sõdid? Ja siin me siis unistame. Niisiis, algus on selge, et mu enda oma, olles lapsepõlvest saadik unistanud piirideta, vaenudeta, sõdadeta, avarast, avatud maailmast oli sügav rõõm leida postkastist Vishen Lakiani kiri piirideta, müürideta maailmast. Panime Visheni meid vaatama. Google tõlge sobib ühtlasi õppematerjaliks. Vishen Lakiani inimkonnale ohtlikest müüridest. Siia tuleb siis töökäsk, esiteks korrasta õigekiri ja teiseks kirjuta, kuidas jõuda sellise elukorralduseni meie planeedil, et siin toimuksid asjad taevariigi seaduste järgi. Nii nagu taevas, nõnda ka maa peal peaks olema. Aga mis selleks teha? Rahutuvi Trump, kas sina tead? Rahutuvi Trump on praegu hädas põrgulike üleujutustega Kentuckis ja teistes osariikides. Nii et tal ei ole aega piiride kustutamisega jamada. Et kõik on Ameerika, siis on asi korras. Ja. Teeme selle kõrvale. On nüüd näide, mis juhtub, kui robot tõlgib sulle väljendit. See on väljend siis, teeme ühe asja selgeks. Või siis on see väljend, lepime ühes asjas kokku. Piirid on BS. See on teile näide, kui elus asi on keel. Selleks, et saada eesti keeles sama tunne, sama hingamine, sama tähendus, on sul siiski mõistlik vaadata let's get this out of that way. Lepime ühes asjas kokku. On see eestikeelne väljend. Me ei tee seda kõrvale. Kõrvale pissib koer aeg-ajalt. Lepime ühes kokku. Piirid on BS. Kas teie teate, mis see BS on? Õige, Arnet. Tänan. Ropusuuga murutar ei taibanud. Muidugi see on bullshit. Aitäh. No näete, need on kujuteldavad jooned, mille tõmbavad parukates surnud mehed, ehk siis ajaloolised tegelased. Me pigem ütleme tõmbasid. Kui nad on surnud, siis nad tõmbasid need bullshit piirid ära juba. Nii et tõmbasid. Ja mida mitte hirmus inimesed, vaid hirmunud, siis on väga eesti keel. Hirmunud inimesed elus hoiavad, need on kaartidel olemas, kuid mitte arenenud inimestes südametes. Just. Ja ometi me kummardame neid nagu pühasid käske. Õige ilma komata nagu, sest see on võrdlev. Me laseme neil määratleda, kes saavad juurdepääsu turvalisusele, armastusele, jõukusele, tervishoiule ja vabadusele. Murrame loitsu. See on juba mitmes tekst, kus Google Translate kasutab sõna loits
see on armas, et ta on selle ürgeesti sõna oma andmebaasi saanud, aga see sõna siin on needus. Murrame needuse, sest loits on hea soovlik. Mana on mantra, mana on pigem heatahtlik, aga needus on paha. Ja me murrame tema ära. Piirideta maailm ei ole lihtsalt utoopiline ideaal, mida sosistasid John Lennon ja Föderatsioon filmis Star Trek. See on nüüd selge, et Star Trek filmi nimi jutumärkides, mis eesti keeles algavad alt. Kuidas nüüd selle spelli murdmine on? Nad ütlevadki whispered, aga see on, teate, see on nagu sõna horse whisperer ehk siis hobulausuja. See on, vot see on nüüd loits. Nad ei sosistanud, see hobusosistaja ei ole ka parm hobuse kõrvas, vaid mida nõidusid, loitsisid, manasid, pigem ütlemegi manasid, sest minevikus loitsima on jube kohmakas. Manasid, ei nad sosistanud, nad täitsa valju häält tegid. See on inimkonna jaoks andmetega tagatud, vaimselt, jah, backed, vaimselt joondatud ja majanduslikult tark suund. Okei. Ja, kirjutatakse kokku. And yes, tõlkida ja on päris hea mõte robotil. See on vastupidine sellele, mida Trump maailmaga teha üritab. Just, uju Kentuckis, Donald. Hakkasin selle postituse üle mõtisklema täna Silicon Valley's asuvas Singularity ülikoolis osaledes õhtusöögil. Nüüd koos kolleegidega on stiili nihkes. Me tõmbame sõna koos maha. Õhtusöögil kolleegidega, siis on elegantsem. Silicon Valley's veetis mitu väga produktiivset aastat Rain Ranno. Sealt tema filmistuudio California, sealt tema film Ükssarvik ja selle järg, sealt tema krüptoteadlikkus koos filmiga Vaba raha, õudselt hea film. Nii et Silicon Valley on meile üht-teist toredat andnud. Ja tegeldes, võtame siit vahelt ära, tegeldes on kompaktsem kui tegeledes. Kolleegidega tegeldes väga ainulaadse õhtusöögilaua vestlusega. Meie laual oli vestluse alustamise kaart, mis pani mu sees oleva nohiku särama. Nii nunnu. Ehk siis saabus Visioni kuulsuse hetk. Ja nüüd me paneme selle järgneva lause jutumärkidesse. Väga kaval moodus alustada lauavestlust, saada käima seltskond ongi see, et sul on laual kaart, kus on sinu jaoks antud teema. Visioni taldriku peal lisaks õhtusööma ajale oli, mida saavad ärijuhid algsest Star Treki jutumärkides, filmi siis sarja nimi, õppida jutumärgid kinni. Siit tuleb Visioni retooriline küsimus ja kogu ülejäänud tekst sellele kaardile vastates füüsiliselt nägi niimoodi välja. Jube hea idee, selle ma võtan. Kui sul on vaja saada käima, eks sellistest inimestest koosnev seltskond, kes võib-olla ei tunne üksteist, seesugune asi taldrikule. Keegi teeb otsa lahti ja läheb andmiseks, juttu jätkub 3 päeva. Demonstreerime aeglaselt,
piire. See aeglaselt on tasapisi. Ehk siis ta mitte ei demonstreerinud aeglaselt, vaid tasapisi, vähehaaval. Demonstreerime tasapisi piire. Natuhaaval. See natuhaaval on nüüd küll tore leid robotil. Ehk siis vähehaaval. Demonteerime. Aitäh, Reelika. Ega siin nüüd siis teatud eas enam nii väga hästi ei loe ka ju. Dismantle. Demonteerimine on väga äge sõna küll, aga me asendame tänu sulle selle sõna. Lahkame. See on küll pisut kohtumeditsiini eksperdi töövaldkonnast, aga siiski pigem. Lahkame tasapisi piire. Vähehaaval, ei ole natuhaaval. Lasteaias sööme natuhaaval ema eest, isa eest. Las ma seletan. Miks me usume piiridesse? Kas olete valmis meelt lahutama? Ta pakub siis võimalust, eks lõbutseda selle mõttemänguga, et piire ei ole. Miks me võiksime uuesti läbi mõelda, kuidas seome oma identiteedi ja oma vaimsed mudelid. Me püsime ühe käände juures, me püsime protsessis. Niisiis seome identiteedi, oma vaimsed mudelid, iid vahelt välja, selle kohta, kuidas me teisi mõistame, nende kujuteldavate joontega. Pannal on püksirihma küljes, mehed. Mis asi see siis on? Mis asi on see pannal? See on haak, konks. Me oleme konksu otsas, eks. Nende joontega. Ja see pandlaga, see võibki siis olla, see on lõks, voh. Siis on Eesti moodi. Sest kui me hakkame siin japatama, et me oleme konksu otsas või siis mis iganes väljend, ta läheb kole pikaks. Oma raamatus, jutumärgid algavad alt, Visheni raamatu nimi, The Code of the Extraordinary Mind. See on kummaline, et ei tõlkinud raamatu nime robot ära. No mis ta meil siin ikka on, ärme seda väga tõlkima hakka, aga see on siis erakordse meelekood. Kasutan ma terminit nimega rules. See on siis short for bullshit rules. See eesti keeles pullihäkka, teate, meil on sõna kamarajura selle kohta, aga see sel juhul ei ühildu ka selle reeglitega. Nii et me jätame talle see rules, aga me paneme ta jutumärkide sisse. Samuti nagu bullshit reeglid. Täna 60. sünnipäeva pidav Lauri Saatpalu on oma laulus, tal on ju olnud mitu ansamblit, oma ühes varajastest ansamblitest oma laulu pealkirjades ja sõnades on kasutanud sõna kamarajura. Rege on see laul ja kamarajura see just täpselt ongi. Nii, aga tõlkida me ei saa, sest siis ta ei ühildu sõnaga, kus ta tuleb. Rules. See on analoogne plandeemiaga, niisugune sõnade hübriid, mille sees on suhtumine. Et kirjeldada kasutuid seadusi ja reegleid, millest meie inimesed mille külge meie inimesed endiselt klammerdume, püüdes keerukat maailma mõtestada lihtsustatud katsetes. Püüdes keerukat maailma lihtsustatult mõtestada
on eestikeelne lause, sest katsed ja püüded on üks ja sama. Me võtame katsetes ära, püüdes keerukat maailma lihtsustatult mõtestada. Piiride idee on üks suurimaid brüleesid jutumärkide sees. No tule siia, tule. Vaatad mulle augu sisse. Mul on lihtsam keskenduda koos sinuga kui sinu sugestiivse pilguga. Oleme mures sisserändajate tulvamise pärast meie tsiviliseeritud riikidesse ja kuritegevuse suurenemise pärast. Me kardame, et pagulased võtavad avalikud vahendid nüüd mitte maha, vaid endale. Sest jutuks on siis kõik need toetused, kõik need abipaketid, nad ei võta neid maha, nad võtavad need endale. Ja lasevad nende eksootilistel, kuid võõrastel kultuuridel rikkuda meie põlist eluviisi. Me jätame selle tiba ingliskeelse maiguga lause, nagu ta on. Sest tegelikult, kui me oleksime väga põhjalikud pedandid, siis me ütleksime, et nende võõrad eksootilised kultuurid rikuvad meie põlist eluviisi, aga see lasevad selles mitte eestikeelses väljendis on väga hea finess, et nemad tulevad ja lasevad sel juhtuda, kusjuures veel kõrvalmaik on see, et nad ise ei tee seda. Nad lasevad sellel juhtuda ja see on toppelt huvitav alatoon. Isver, kui tore asi on keel. Selline loomake. Just. Me muretseme, et meie teed asenduvad teistsuguse nahavärviga inimestega. Siis mitte meie teed, our ways, teate, see on tähenduses meie tavad. Meie tavad, vot nii, et nemad siis nüüd võtavad kõik meie käest ära, asendavad meie enda tavad, asenduvad teistsuguse nahavärviga inimestega või nendega, kes kummardavad Jumalat teistsuguste iidsete tekstide põhjal. Lühidalt me kardame. Visheni tõlgendus on hästi arusaadav, sellepärast et samal ajal kui Koraan, Toora ja Piibel, ehk siis meie Vana Testament on üks ja sama. Ta on reaalselt see sama tekst. Siis hinduistliku taustaga Visheni jaoks on täiesti teised tekstid ja kui tuleb keegi Pakistanist või kusagilt India, Taiwani, kust iganes piirkonnast, siis neil ongi teised pühakirjad. Kuid kas see hirm on irratsionaalne? See on ilma komata kas, nii jääb. Selgub, et Rootsi sotsiaalteadlase Hans Roslingi läbi viidud uuringus selle kohta, kui palju me maailmast tõeliselt aru saame, oleme põhimõtteliselt alahinnanud. Ja mitte uuringus, vaid uuringut. Me oleme seda uuringut mis asja? Ärge kuulake mind. Läbi viidud uuringus oleme põhimõtteliselt abitud. Me ei saa ikka öelda uuringus. Uuringu põhjal me lisame siia vahele sõna. Uuringu põhjal selle kohta, japa, oleme põhimõtteliselt abitud. Meil on nii nimetatud negatiivne eelarvamus maailma suhtes ja need 3 fakti näitavad, kui suur on lõhe tegelikkuse ja taju vahel. Nii et ma tahan, see on tüüpiline coach, I want you to, ma tahan, et teeksite koos minuga selle viktoriini.
väga kiire, see tähendab seda, et see ei võta palju aega, ehk siis, kuidas me ütleme, see on lühike. See väga kiire on umbes niimoodi, et mul on väga kiire, tehke siva. See on lühike või siis väga lühike. Vasta neile 3 küsimusele. Kui suur protsent maailmas elab täna vaesuses? Jääb nii, kuigi tegelikult peaksin vahel olema, kui suur protsent inimestest. Paneme inimestest vahele. Kui suur protsent inimestest maailmas elab täna vaesuses? Kui suur protsent maailma elanikkonnast elab praegu muus riigis kui sünniriik? Kui suur on sündimus ühe naise kohta? Sest kui on lihtsalt naise kohta, siis see jääb hämaraks ühe naise kohta. Väljaspool läänemaailma. Ehk siis, kui palju sünnitavad naised, mitte siin, vaid seal. Kas said vastused kirja? Olgu, nüüd kontrollime teie skoori. 3 uskumust, mis õhutavad hirmu piirideta maailma ees. Jutumärgid algavad alt. See lause ei saa lõppeda ilma koolonita, sest meil tuleb nüüd loetelu nendest 3 uskumusest. Ma aiman, et Vision pidas oma lauakõne, salvestas selle, nagu siin mõnel on ka kombeks kõik oma pärlid salvestada. Ja siis pärast ta transkribeeris oma enese kõnes selle teksti ja see on äge stiil. Globaalse vaesuse müüt. 2018. aastal, kirjas on ta siin, 2018. aasta uuringus, milles küsitlus Gallup Emor küsitleti 32 000 inimest 26 riigist, kas maailma vaesus on viimase 20 aasta jooksul suurenenud või vähenenud. Ainult 2% sai sellest aru. Küsimusestki ei saanud aru. On see tõde? Ülemaailmne vaesus langes 1980. aasta 40%, siis oli alla vaesuspiiri. Tänaseks alla 9%. Me võtame alla 9%, see on korras, käände lõppu ei olegi vaja. Alla 9%. Elame läbi inimkonna ajaloo suurima vaesuse vähenemist. Kääne. Elame seda läbi, mida vähenemist. Ja vaevalt keegi teab. Mida siis nüüd keegi teab? And hardly anyone knows. Kuidas sellest nüüd aru saada? Vaevalt keegi hardly knows. See ei ole tajutav. Jaa, sest mõte on selles, et tegelikult sina ja mina tunneme ennast ka vaesena ju. Ja vaevalt keegi seda tajub. Nii ongi. Just. Istusin just paar kuud tagasi Tallinnas Uberis, teate küll, taksosemmainen. Kui juht küsis, jutumärgid algavad alt, sa oled India päritolu, eks? Ma ütlesin jaa, ikka alt need jutumärgid ja Vision mitte ei öelnud, vaid vastas. Ma vastasin jah. Seejärel ütles ta, indiaanlane, jutumärgid algavad alt ja see ei vasta tõele. Indiaanlasteks nimetasid Kolumbuse laeva meremehed Native Americans, ühesõnaga põlisameeriklasi, Navahot, Cherokeed, kes iganes. Indiaalane
on asja mõte. See ei ole indiaanlane, see on indialane. Võib ka öelda hindu, aga tegelikult on Indias ülipalju rahvaid ja rahvusi, nii et indialane. Nii sõbralikud inimesed, kahju, et teie riik on nii vaene. Ta ei tea, et Vision on multimiljakas. Inimesed kannatavad nii palju. Seda vaesust, hüüumärk. Väga halb, väga halb. Paneme siia ka hüüumärgi. Minu Euroopa üüberjuht ei mõistnud järgmist. Lause läheb edasi järelikult väikese tähega. Vaesuse määr Indias on nii järsult langenud, et praegu elab vaid 2% India leibkondadest vähem kui $2 päevas. See on ülemaailmne äärmise vaesuse mõõt. Vaesus langeb kogu maailmas. Aga kui läänlased arvavad, et maailm kubiseb nälgivatest vaestest kurnatud hingedest, kes otsivad paremaid võimalusi, siis sulgete oma piirid kõvasti. Selle kohta öeldaksegi, sellepärast pannakse piirid kinni. Sellepärast pannakse piirid kinni. Rände müüt. Roslingi andmetel ajakirjas Factfulness perioodilised väljaanded, asjad ilma jutumärkideta kenasti, elab ainult 3,4% maailma elanikkonnast väljaspool riiki, kus, ja mitte nad, elanikkond, tähendus mitmuses, sõna ainsuses. Ehk siis elanikkonnast väljaspool riiki, kus ta on sündinud. See tähendab, et 96,6% inimkonnast jääb paigale. Enamik inimesi soovib koju jääda, nad tahavad lihtsalt võimalust. Seda tehes areneda, see tähendab, nad tahavad võimalust kodus püsides areneda. Just. Siit edasi tuleb pöördukse termin, see mulle hirmsasti meeldib. Inimene läheb pöörduksest välismaailma, õpib, täiendab, tuleb pöörduksest koju tagasi. Vastupidiselt levinud arvamusele ei püüa miljonid inimesed teie rikkasse riiki hiilida, nad on hõivatud oma elu paremaks ja paremaks muutmisega. Paremaks ja paremaks on päris tore kordus. India, Hiina, Lähis-Ida, kõigis riikides on elu kvaliteedi ja SKT osas tohutu langus. Ja üha vähem neist hoolib, jutumärgid algavad alt, Ameerika unistusest. Kolmandaks, jutumärgid algavad alt, beebimasinad on üks sõna. Sellist sõna väga me Eestis ei kasuta, aga sellel on oma põlu. Me ütleme küll kutsikavabrik ja varsavabrik, kui inimesed raha pärast paaritavad ja paljundavad oma lemmikuid. Aga beebimasinad, see on tore. Beebivabrik isegi ei ole nii hea. Beebimasin tuleb ja hakkab tulistama. Õige. Läänes on tavaline eeldada, et Indias ja moslemi maailmas nii, see on migration, see on beebimasinad. On veoautode kaupa lapsi. Me ütleme siis veoauto täite kaupa. Veoauto, D läheb maha, veoauto täite kaupa lapsi, siis on asja mõte selge. Sest muidu on lapsed need veoautod. Ja kui sa lased need inimesed, jutumärgid algavad alt, oma riiki, oh no, oi ei. Valmistuge, see asendamine, me saame aru, et meid asendatakse.
Valmistuge, me peame ütlema ühe sõna juurde, et oleks üheselt mõistetav. Valmistuge iseenda asendamiseks, just. Selgub, et see pole kaugeltki tõsi. Tänapäeval on maailma keskmine sündimuskordaja 2,1 täpselt asendustasemel, see on nüüd siis see nulliive, jääb nii. Ja šokeerivalt hõlmab see selliseid riike nagu Pakistan, Nigeeria, Bangladesh. Šokeerivalt ei ole hea. Me ütleme eesti keeles hämmastaval kombel. Hämmastaval kombel hõlmab see selliseid riike. Lubage mul seda korrata. Läänlased ja mitteläänlased nüüd saavad mitte vaevu, see on nüüd hädaga, saavad vähe, ei, napilt on parem, saavad napilt lapsi asendustasandil. Erand, 9% elab endiselt äärmises vaesuses, kui teie lapsel on suur tõenäosus surra. Enne 5-aastaseks saamist sigite rohkem. Läänlase loogika on vastupidine, kui see laps niikuinii ära sureb, ta pigem ei sünnita. Aga orientaalinimene siis sünnitab rohkem mõttega, et mõni jääb ikka ellu, eks. Eks ka loomalaste pesades on palju kutsikaid, mõni ikka jääb. Karm. Miks läänlased siis niimoodi eksivad? Lihtne. Parempoolne poliitika USAs ja Euroopas areneb hirmust. Mis on kõige kasulikum hirm? Lisame paar sõna. Mis on kõige kasulikum hirm? Hirm teise ees. Teise ees see võiks siis olla other, teistsuguse ees. Siis on selge, et kardetakse võõrast, teistsuguse ees. Lääne meedia on loodud selleks, et muuta oma kodanikud kartlikuks, saareliseks. Insular, see on siis kapseldunud, see on isoleeritud. See saareline on suletud, kartlikuks. Suletuks on tõenäoliselt hea, kusjuures suletuks on ka selles mõttes tore sõna, et tema teine tähendus on ilma sulgedeta. Ja olgem ausad, uhkelt ignorantseks. Kerime tagasi, ta peab silmas nüüd seda, et me läheme ajas tagasi. Kerime ajas tagasi. Ameerika piirikriis. Valmistati, see tähendab, et see on kunstlik. Ameerika piirikriis tekitati kunstlikult, on selle asja mõte. Kuulake mind korraks. USA-Mehhiko piir on praegu Ameerikas üks emotsionaalselt laetud poliitiline küsimus. Aga mis siis, kui pealkirjades domineeriv kriis, jutumärgid alla, oli tegelikult probleem, mille on tekitanud just need inimesed, kes väidavad, et nad seda lahendavad. Põhjustage kunstlikult loodud viirusega pandeemia, tormake tootma ravimeid ja vaktsiine ja maailm on põlvili teie jalge ees. See on täpselt sama fenomen. Veel 1980-ndatel ei olnud Ameerikal piirimüüri, hea sõna, ega vajatud seda. Mehhiklased läksid üle, see tähendab, et nad tulid sealt piirist üle, läksid, paneme üle asemel võõrsile
see näitab ka suhtumist, et olles teisel pool piiri, sa ei ole enam kodus. Mehhiklased läksid võõrsile, töötasid päevatöölistena. Meil on minevik ja naasid siis koju. Selle jaoks oli isegi termin pöörleva ukse ränne. See on nii tore väljend. Eestlased panevad Soome vahet selle pöörleva uksega, mis kiilub kinni, sest soomlased ei räägi, aga seal on põrgulik majanduskriis. Järjest tühistatakse riigihankelised ehitused. Ennast laenude ja liisingutega koormanud eestlased saavad ükshaaval teateid, et nende teeneid enam ei vajata. Üks Kalevipoeg teise järel vahib oma 500 000 laenuportfelli, aga pöörduks ütleb. Selle jaoks oli termin 1980. aasta vabariiklaste presidendivalimiste eeldebati ajal Houstonis, Texases 23. aprillil 1980 olid kandidaadid Ronald Reagan ja George H.W. Bush. No nii, siin on ta meil näha, kuidas visionil kirjas on. Bush pidas üllatavalt humaanset mõttevahetust. Ta ei pidanud mõttevahetust. Mismoodi me siis saame selle kohta õigesti öelda? Selle kohta saab engaged, väljendas, avaldas. Bush avaldas või väljendas üllatavalt humaanset mõttekäiku. Avaldas humaanset mõttekäiku immigratsiooni teemal. Eriti seoses dokumentideta immigrantidega. Mõlemad rõhutasid kaastunnet ja praktilisust. Bush ütles, jutumärgid alla, need on head inimesed, tugevad inimesed, osa minu perekonnast on mehhiklased. Ronald Reagan lisas, endine westernide filminäitleja lisas, jutumärgid alla, selle asemel, et rääkida tara püstitamisest, miks me ei võiks oma ühiseid probleeme mõista, võimaldada neil seaduslikult tööloaga siia tulla. Just. Kujutage ette, Reagan, moodsa konservativismi kaitsepühak, propageerib võõrtöölisi, mitte ei demoniseeri neid. Õpi sellest, Donald. Ta ei näinud immigrante, ma rääksusin. See oli minu suhtumise väljend Donaldi asjus. Ja. Ta ei näinud immigrante ähvardusena, ta nägi neid kui naabreid, ta uskus ringrändesse. Väga hea sõna. Et töötajad võivad ajutiselt USA'sse tulla, panustada ja koju naasta ilma kriminaliseerumata. Asendame i-u-ga, kriminaliseerumata, see käib enda kohta, kedagi teist me kriminaliseerime, ise kriminaliseerume. Ei mingeid seinu, ei mingit massiküüditamist, nagu praegu, eks Trump saatis 10 000 inimesed Guatemalasse tagasi, aga nendel olid kodud juba ju loodud. Küüditamine on selle asja nimi. Lihtsalt seaduslik, lugupidav koostöö. Aga miski muutus. Mis muutus? Kontrollipoliitika. Kontroll, jutumärgid all. Kontrollipoliitika 1980. aastate keskpaigaks. Punkti paneme ka vahele.
mis muutus, kontrollipoliitika punkt. Tal on see küll vahe pealkiri, aga meile sobib ta sujuvaks teksti edasiviimiseks. Keskpaigaks oli immigratsioonist saanud poliitiline piksevarras. Majandus oli pinge all. Tööpuudus tõusis ja meedia narratiiv hakkas nihkuma töökatelt jutumärgid all. Narratiiv on siis müüt, legend, jutustamise tava. Illegaalseteks sissetungijateks jutumärgid algavad alt. Kuigi Reagan tundis isiklikku kaastunnet, seisis ta silmitsi kasvava survega oma partei sees, tee maha, et kontroll taastada jutumärgid õigesse kohta. Nii kirjutas Reagan 1986. aastal alla immigratsioonireformi ja kontrolliseadusele IRTSA. Laia ulatuslikule seadusele, mis tegi 2 asja. Legaliseeris umbes 3 miljonit dokumentideta immigranti, kes olid juba USAs. Punkt. Dokumentideta töötajate palkamine oli siis nüüd see teine asi. Ja kriminaliseeriti ja piirivalvet tugevdati. Kui on umbisikuline tegumood valitud, siis sellega jätkame. Kriminaliseeriti ja piirivalvet tugevdati. Reagan nimetas seda humaanseks. Sõidame ilusti jutumärgid sinna meetmeks ja paljuski nii oli, kuid sellel oli hind. Tahtamatu tagajärg, see on nüüd küll pigem soovimatu tagajärg. Soovimatu tagajärg ringkirjast püsiva rände juurde. Mitte see ei ole ringkiri, ringrändest, näete, sellepärast tuleb silm hoida originaali peal, et sa ei lase teha lollusi. Ringrändest ehk siis need, kes ei saanud enam pöördust kasutada, et tulen aga jälle, lähen aga jälle. Nagu tuuleveski tiiva külge jäänud Muhumaa mees. Tulen aga jälle, lähen aga jälle. Nad jäidki sinna. Nii et saavutati vastupidine, saadi sinna inimesed alaliselt, keda sinna ei soovitud. Püsiva rände juurde punkt. Enne IRTSAt tulid Mehhiko töötajad hooajaliselt. Nad töötasid kuid, seejärel naasesid Mehhikosse. See oli pöörlev uks. Kuid pärast seda, kui IRTSA jõustamine algas, eriti tööandjate sanktsioonid ja piiride militariseerimine muutus ainsuses, ületamine on ju ainsus, muutus ületamine riskantsemaks, kulukamaks ja palju ohtlikumaks. Mis siis juhtus? Migrandid lõpetasid tagasituleku. Jäid sinna. Nad tõid oma pered kaasa ja asusid alaliselt elama. Sisserände kontrollimiseks, õigete jutumärkidega mõeldud jõustamine tugevdas seda tegelikult. Tagurpidine tulemus. Sotsioloog Douglas Macy sõnastas selle kõige paremini. Jutumärgid õiges kohas, algavad alt. Muutsime meessoost töötajate ringikujulise voolu püsivaks pererahvastikuks. Mitte ringikujulise, vaid ringleva. Just, ringleva voolu tsirkulatsiooni kohta öelda on päris äge.
Niisiis ringleva voolu püsivaks pererahvastikuks, nii et Reagani pärand on keeruline, komplitseeritud. Ta tahtis avatust ja väärikust, kuid püüdes mõlemat poolt rahustada, istus kahe tooli vahele, eks, käivitas ta kriisi, mille parem tiib hiljem relvastas kiiresti edasi. 30 aastat, me paneme siia algusesse veel sõna, kerime kiiresti edasi. 30 aastat. GOP on läinud Reagani teosest. See on meie praeguse hetke viimane lõik. Let's work together. On läinud, see tähendab, et ta on sealt üle läinud, ta on mõjutanud. Niisiis on läinud Reagani teosest, teeme naabritega koostööd, jutumärgid õigesse kohta, on läinud teosest edasi Trumpi raamatusse, siis me saame aru, mis värk on, idee kolis ühest raamatust teise, on läinud edasi Trumpi raamatusse, ehitage müür, jutumärgid algavad alt, kaastundest julmuseni, poliitikast paanikani, mida me kõik praegu tunneme. See nagu toimub teisel pool planeeti, aga see on sinu toas. Töölubadest puurideni. Reagan polnud täiuslik, kuid ta ei tahtnud kunagi seina. Ta ei unistanud keeldudest ja haarangutest. Ta uskus, et immigrandid muudavad Ameerika tugevamaks. Mis muutus? Ütleme, mis juhtus? Mis juhtus? Hirm võitis. Ja siia me paneme lause algusesse sõna edasi. Edasi kiirelt tänasesse päeva. Parempoolsed väikese tähega. Poliitikud on selle hirmupõhise mänguraamatus selgeks saanud. Ja me teeme siia pausi. Siit jätkame, kui kohtume. See on võimas. Aitäh, Vision. Ma tean, et sa saad eesti keelest aru. Tänan suurepärase materjali, imelise sünkrooni eest. Vision. See you!